Musta kassi tango. Ja see lugu nüüd käib nii. Kõigepealt see väike intro, mis seal on. Seda võiks mängida igal juhul oktavis. Ja nüüd need kaks akordi, E-tuur ja A-moll. E-tuur siis tegelikult E7-na mängida ja sellisel kujul kõlab hästi. Nüüd vasakust käest, vasak käsi mängib sellist teravat bassi sinna alla kogu aeg. Seda võib mängida oktavis, võib ka mängida ühehäälselt. Ja tegelikult seal aeg-ajalt bassis käivad sellised käigud läbi. Neid ma hetkel eriti ei mänginud, sest et nendega mängides muutub asi veel keerulisemaks. Aga lähme nüüd parema käe juurde. Et selles A osas võib paremasse kätte mängida siis takti algusesse ja takti keskele, meloodia alla, harmoonia noote. Siis võtan siis A ja C. Kui tundub, et see on väga keeruline, siis võib selle A isegi ära jätta. Nüüd tuleb D-moll järgmises akordiks. Ja noh, muidugi oleks lihtsam mängida ühehäälselt, aga nüüd jääb meil siis see F-noot puudu, mis on D-molli terts. Ja harmoonias siis on nagu siis see noot väga oluline. E-tuur. Nüüd võtsin siia ainult kissnoodi. Nüüd tuleb A-tuur, D-moll. E-tuur, E7. See käik võib olla täitsa ühehäälne. Ja nüüd sellest hetkest alates ma hakkan mängima saatakorde poole tihedamalt ja teravalt, nagu on ka see bass. Ja see on päris keeruline. Sest meloodia võiks olla ikkagi pikemates nootides, natuke laulvam, aga need akordi helid siin vahepeal võiksid siis olla staccatos. Ja seda tuleb lihtsalt täiesti eraldi seisvalt harjutada.